Josia dünastia kestis 500 aastat ja selle sisse mahtus 17 valitsejat. Nende nimed on teada. Üks hõimujuht tõstis mässu ja lõi uue dünastia, Shang dünastia sai nimeks. Shangi ajast räägib meieni küllalt palju kirjasõna. Kirjutati siis kiilkirjas lehma abaluudele ja kilpkonnaluule. Kirjadega luid peeti keskajal draakoni luudeks, jahvatati ära ja tarvitati rohuks. Shangi läänepiiril kosus Zhou rahvas. Esialgu olid Zhoud Shangi riigi vasallid, aga Shangi valitsejad olid türannid. Kui Zhoud hakkasid võimu haarama, siis Shangi sõjavägi läks nende poole üle. Zhou rahvas võitis ja nende juhid lõid lääne Zhou dünastia. Pronksist Zhou ajastu kell. Tseremooniatel kingiti pronksist kirjadega nõusid. Ida-Zhou dünastia tekkis sugulaste vahelisel klaarimisel. Sõjad, riik kasvas, osariigid tugevnesid. Fürstiriikideks jagunes, kokku sai neid lõpuks 170, keskriikidus väikseks sümboolseks. Sõjad jätkusid, vaenuväed kosusid suurteks regulaarseteks, talupoegi sunniti sõtta. Kiire areng, raud, mõõgad, raud, tööriistad, filosoofid. Jin ühendas, lõi impeeriumi. Ülestõusud impeeriumis. Liu Bang haarab võimu, saab keisriks, loob Hani dünastia. Liu Bang oli sündinud põlluharija peres. Valitsejana oli tasakaalukas ja taotles rahu. Teadlasi ta ei sallinud, aga Konfutsiuse tarkust hindas. Põhjabarbarite sõjad, pärilus, vaidlused, Kollase jõe üleujutused ja muud pahandused laostasid Hanni riigi. Killustunud ajastu, 350 aastat ei olnud ühtset Hiinat. Kodusõjad, naabrite sissetungid ja hiinastumine, areng poliitikas, usuelus, kultuuris. Põhja-Zhou ühendas Hiina. Uus mäss põhjas ja uus impeerium, Tangi impeerium nimi. Tangi esimest poolt kutsutakse Kesk-Hiina riigi kuldajaks. Keisrinna Wu valitses 25 aastat, toetas budismi. Lõpuks langus, raskused suurmaa omanikega, raskused
piiril ja finantsides. 5 dünastia killustunud Hiina aeg. Põhjapiiril loob kindral Zhao Shangi dünastia, tema keisri nimeks saab Taizhou. Taizhou liidab teised Hiina riigi diplomaatia ja meelitustega Shangi dünastia alla. 1126 kaotati Tsurtšenite rahva Jinni dünastiale riigi põhjaosa, mongolite pealetung. Yuani ühendava dünastia toovad mongolid. Üleujutused, viljavoore haaravad piraadid, suuri sundöid trotsivad mässud laostasid riigi. Mingi dünastia kasvab punaste turbanite ülestõusust. Põhjaprovintsis olid Manžud, endine Tsurtšenite rahvas. Nendest kosus Kingi dünastia. Lääneriigid avasid jõuga Hiina kauplemiseks, muutsid koloonia sarnaseks. Uuendatud sõjaväe mäss ja impeeriumi lõpp. Kommunistlik Hiina.